Tervitused Sokkerneti jalgpalliportaali vaatajatele tulipalevast Tartust. Siin esiliiga 22. mänguvoor kohe alguse saamas Tamme staadionil, kus mujal. 9. viimasel kohal Nõmme Kalju 21-16 ja sama palju punkte ka Keila JK-l, kellel Edgar Leht väravas valmis. Ja löök tuleb ja läheb risti ja läheb ja on ristis, nii et mindi otse sealt peale lööma. Ja tasus ennast ära see ja tundub, et Georgi Ivanovi vasakult äärelt pilvet. Ivanov hea tsenderduse saab madala panna kasti, Mikk Valtna on seal pusimas nüüd Kalevi meestega, murrab läbi ja oma värav oli siit lähedal ja lõpuks tulebki. Oli see nüüd oma värav ja oli see Velko puhtalt löödud värav, see tähtsust ei oma, sellepärast et 17. minutil on Velko vastanud Kalevi kiirele väravale kiire väravaga ja vaatame siit selle olukorra uuesti üle. Kalevilt nüüd kiire kontra 2-3 vastu ja tuleb pealelöök ja on olemas. Ja justkui ei kuskilt Mikk Kruusalu selle olukorra realiseerib. Ja Velko fännide sõdurilaul, mis just puhkeda sai, ka vakatas, nii et välkkiirelt see rünnak siis peale kompaktselt hoiavad nüüd keskel koos, viib siis paremale äärele Pahman selle mängu. Leinstreppe otsustab, et ei tsenderdab, viib mängu tagasi, palli tagasi ja see on hea plaan, sellepärast et Pahman saab löögile ja Pahman teeb siit sellest olukorrast 3-1, kui mängitud on 64 minutit. Nii et Kalev on teise poolajaga keeranud selle olukorra kiiresti oma kasuks ja ei ole nendest Velko rünnakuüritustest suuremat kasu olnud. Saadakse see Velko meeste poolt sealt ka maha ja kohtunik tundub, et laseb selle rünnaku lõpuni mängida ja tuleb penalti siit mängu päris viimasel sekundil Velkole ja tundub, et juhtnöörid, et juhtumiks, kui peaks laskma kohtunik mängida, aga ja siin Valtna ei saa siit kirja oma 11. väravat sellel hooajal, sellepärast et selle penalti Danil Koroljov tõrjub nurgalöögiks, Velko saab. Ja mängitakse see kastist välja ja Siim Rinken laseb mängul jätkuda endiselt. Pall on endiselt Velko käes. Ivanov, oi millise! Ei käi see üle otsajoone, näitab Siim Rinken ristnurgast, põrkas värava joone peal. Ivanov on täiesti nördinud.